Tere minu poolt, et asendan oma head kolleegi Katrint, kes täna siis tervise tõttu ei saanud osaleda, aga lühidalt räägin siis sellest, kuidas meie oleme turul toonud 2 tooteseeriat, mille väljatöötamisel oleme siis kasutanud meie Eesti teadlaste abi. Ja eelsõnaks võib-olla siis nii palju, et miks tervislik toit on oluline. Rõõm on tõdeda, et võib ka lihtsalt öelda, et tervislik toit on moes. Eriti just pandeemia algusest oleme näinud, et inimesed tunnevad väga suurt huvi just tervist toetavate ja funktsionaalsete toodete vastu. Ja ka selle aasta uuring näitab, et meie noored, ehk siis Z-generatsioon, tegelikult enamus neist soovib toituda tervislikult, pea poole neist proovib jälgida oma toitumist, 61% soovib teada rohkem infot tervisliku toitumise kohta, aga nende põhiprobleemiks on see, et kust ma leian usaldusväärset ning õiget informatsiooni. Ja muidugi, kuhu nad pöörduvad infot saada, siis selleks on kindlasti sotsiaalmeedia, milleks siis näiteks võib-olla YouTube, TikTok või Instagram. Aga lähme siis tagasi minevikku, ehk siis hetke, millal sai saadavaks meie toidulauale Eesti teadlaste poolt avastatud M3 bakter. Aastal 2003 tõi Tere piimatööstus turule siis probiootilise piimapebakteriga rikastatud terviseseeria, mis kandis sellel hetkel brändi nimetus Dr. Hellus. Siia kuulusid siis peamiselt fermenteeritud tooted nagu keefir, jogurtid, kohupiimakreemid, jogurtjoogid, hiljem lisandusid veel mõned kategooriad ja peab tõdema, et tänaseni on tegelikult need põhitooted ka meie sortimenti alles jäänud. Nende toodete reklaamimisel oli meile suureks abiks teadlased, kes selle bakteri avastasid. Nende teadustöö tulemusena me saime väga häid omadusi selle toote kohta, mida me saime vabalt kasutada toote reklaamimisel, nii toote tekstis kui ka siis erinevatel infomaterjalidel. Väga palju kajastati seda teemat erinevates allikates, teles, tehti erinevaid intervjuusid teadlastega, avaldati erinevaid artikleid ning tasub ka märkida, et sellel ajal oli ka väga palju vähem meediakanaleid, et inimestele oli palju lihtsam edastada sõnumit ja inimesed said selle palju kiiremini kätte, et peamiselt kasutasime siis telereklaami ja printmeediat. Tooteseeria jõudis edukalt turule, kõik oli väga hästi, saime propageerida väga tervislikke kasulikke tooteid, kuniks siis EFSA ehk Euroopa Toiduohutusamet keelustas kõik probiootikumiga seotud tervisealased väited. Meie jaoks see tähendas seda, et kui 2011 jõustus uus märgistusmäärus, seda, et meie ei või enam oma pakenditel ega reklaamis kasutada ühtegi siis väidet, mis toetavad inimese tervist, kui need ei ole määratud sinna määruse punktidesse. Ja kuna kõik probiootikumidega seotud väited lükati tagasi, siis meie jaoks see tähendas seda, et selle tooteseeria reklaamimiseks me saame kasutada ainult selle bakteri nimetust ja sellega see piirdub. Ja selleks, et õppida siis nii-öelda vigadest, siis oma järgmise arendusprojekti raames me lähtusime eelkõige sellest, et me arendame sellise toote, mille puhul on siis võimalik kasutada seaduses lubatud toitumis- või tervisealaseid väiteid. Ja aastal 2019 alustasime koostööd TFTAC-iga. Meie eesmärk oli valmistada kõrge kiudaine-sisaldusega piimatoodete sari. Viisime ka läbi toitumisuuringu, kus siis määrasime katses osalejatele mikrobiomi koostist enne ja peale katseperioodi. Toitumisuuringu tegime esiteks seetõttu, et saada kinnitust kõikidele kasulikele omadustele ning teiseks ka seetõttu, et hiljem siis uuringust saadud tulemusi saaksime kommunikeerida läbi meie teadlaste. Siin on ka visuaalselt ära toodud, kuidas siis tooteseeria välja näeb, mida te võite siis ka praegu poelettidelt leida. Et meie number 1 sõnum selle toote väljatöötamisel see, et see toode sisaldab
kõrges koguses kiudainet, kuigi siin on ka väga palju muid head omadused, siis me otsustasime, et peab olema üks selge sõnum, et see jõuaks inimesteni. Kommunikatsioonis on väga raske on alati midagi uut kommunikeerida ning selleks, et see jõuab laiale tarbijasgruppide, on sul vaja kulutada väga palju aega ja raha. Meie selle kampaania aluseks võtsime terviseuuringu tulemused, kuna inimestele meeldib ikkagi teada saada kindlaid fakte, mida see toode tema tervisele teeb. Ja me otsustasime kommunikatsioonis kasutada teadlasi, kuna inimestele tundub teadlase jutt või siis sõnum palju selgem ning usaldusväärsem. Ja õnneks meie koostööpartnerid TF-Takist olid sellega päri ja nemad olid siis meie reklaamnäod. Kasutasime digimeediat, televisiooni, välismeediat, proovisime ka tasuta PR-i saada, ehk siis kui toimus toote lansseering, saatsin välja pressiteate mitmetele väljaannetele, kuid kahjuks ükski nendest ei pidanud seda uudiskünnist ületavaks tooteks, ehk siis seesama sõnum, mis ka eelkõnejalt, et info, mis ei ole nii lihtsasti võib-olla mõistetav, ei paku tegelikult laial tarbijasgrupile nii suurt huvi. Kuna tasuta PR ei õnnestunud, siis tegime mitmeid sisuturundusartikleid ja see viis, kuidas me jõudsime oma põhisihtgrupini, oli muidugi sotsiaalmeedia. Postitasime erinevaid videosid, mida me tegime koostöös teadlastega. Lisaks meil olid influencerid ja toitumisnõustajad, kes siis kasutasid teadlaste poolt koostatud infot high-fiber toodete kasulikkuse kohta. Ja siinkohal jällegi peab märkima, et kui palusime teadlastel valmistada tekst nende toodete omaduste kohta, siis influenceritele ja toitumisnõustajates oli kahjuks liiga keeruline ja mitte nii kergesti haaratav. Ehk siis, kui tahad jõuda tavatarbijana, siis see sõnum peab olema väga lihtne ja selge. Siin on mõned visuaalid, kuidas me siis oma toodet reklaamisime Instagramis ja ka on ära toodud teadlased, kes siis osalesid meie reklaamides. Ja siin on siis influencerid, kes samuti tutvustasid meie tooteid oma tarbijatele. Ja mis siis edasi, mis on lahendus, et ka meie otsime sellist TikTokerit, noort teadlast, kes siis suudaks selgelt ja arusaadavalt edastada teaduspõhist informatsiooni sellises kanalis, mida siis kõik noored vaatavad ja jälgivad. Minu poolt kõik. Aitäh! Selline küsimus kohe tekkis, et kui inimesed küll tahavad, eks ole, et toode mõjuks usaldusväärselt, et teadlane seda reklaamiks, aga ometi nad tahavad väga selge sõnumiga influenceri soovitust palju kergemini realiseerida, et kas siis ei teki sellist tunnet, et lükkame need teadlased kõrvale ja ikkagi ratsutame ainult influencerite seljas, et milleks vaeva näha? No seekord me kasutasime kombinatsiooni, et me viisime siis teadlaste videod ja influencerid kokku ja nende teadlaste sõnum läbi influencerite, et nad siis kajastaksid seda oma tarbijatele, et see oli meie nagu viis jõuda teaduspõhiselt sotsiaalmeediasse. Aga kas ei teki sellist küsimust, et kui siis osad tooted, eks ole, sortimendist on nagu tohutult kasulikud ja igasuguste kiudainete ja fiibritega ja teadlaste poolt heaks kiidetud ja siis osa tooteid on nagu sellised, ma ei tea, mingitele suvalistele inimestele, et kas see kuidagi ei tekita sellist kõikuvat sõnumit natukene? Jah, võib ka, aga tegelikult kõik toit, mida me pakume, peab olema number 1 ohutu ja tegelikult üleüldiselt piimatoodete kategooriat võib lugeda pigem tervislikuks, kui tarbida võistlikus koguses. Lihtsalt mõned tooteseeriad on siis ekstra funktsionaalsete omadustega, et pakkuda siis nii-öelda lisandväärtust. No siin ennem, kui meil konverents pihta hakkas, siis oli ka palju juttu sellest, et kuidas sõnum oleks lihtne ja kuidas noori teadlasi saaks siis rohkem kaasata, et kas näiteks teoretiseerime siin, et kas teie oleksite valmis panustama selle jaoks mingi suure summa raha, et keegi noor teadlane välja õpetada selle jaoks, et ta teaduse sõnumit laiale avalikkusele saaks kergelt ja selgelt siis edastada? Ma ei välista, et koostöö oleks võimatu, eks see kõik selgub, kui me leiaksime selle inimese, kes oleks sellest ka väga huvitatud. Mina kuulsin siin jah-sõna, et igal juhul siis palun kirjad teele panna, aga Liina, suur aitäh! Aitäh! Meene!